Jagan ka ekraani. Nii, ja loodan, et nüüd kõik näevad. Nagu Mari juba põgusalt varem ka ütles, siis päevakava on meil selline ilma aegadeta, ehk siis sissejuhatus, siis anname toetusperioodist ülevaate, räägime sellest, et milliseid tähtaegu silmas pidada, mis on võib-olla tingimused, mida meeles pidada, siis räägime ka sellest, kuidas alustada mõistekirjade koostamisega, mingisugust suurt sellist ülevaadet ei tee, aga võib-olla paari nuppu siis seal EKI-leks siis vajutame lihtsalt, et kui keegi on väga agar ja tahaks juba peale hakata. Ja siis lõpus jääb meil ka aega küsimusteks ja vastusteks, kui kellelgi on küsimusi. Kui on tehnilisi küsimusi siin vahepeal, et ei näe või midagi, et siis võib ka võib-olla kirjutada siia vestlusesse. Et me üritame Mariga nii-öelda üksteise osade ajal siis olla kumbki see tehniline tugi. Et vaatame, et üritame siis niiviisi hakkama saada. Kui te juba täna siin olete, siis te ilmselt teate, mis need terminid konkursid on. Neid on 2 tükki. Esimeselt konkursilt toetame siis terminikomisjonide tööd, kes koostavad terminibaase, ja teise konkursi alla kuuluvad kõiksugused sündmused, mis toovad seda terminoloogia kogukonda kokku või kitsamalt ühe valdkonna terminihuvilisi kokku. Nii et nendest me täna siin räägime, kuigi peamiselt keskendume siis konkurss ühele just seal mõistekirjete poole peal. Ja igal aastal olen andnud ülevaate ka sellest, kui palju meil neid taotlusi ja toetuse saajaid oli. Sel aastal oli meil siis 58 terminikomisjoni, kes valmisid toetuse, ja neist lausa 10 alustavad uue terminibaasiga. Seda on alati väga tore näha, et ju siis info ikka liigub ja vajadust tunnetatakse, et peaks selle terminitööga tegelema ja oma valdkonna termineid talletama. Ja konkurss 2 all ehk siis sündmuste meetmes on meil toetuse saajaid 15, ehk siis 15 sündmust sel aastal toimub, kuhu olete kõik kindlasti ka oodatud. Nii et üritame siis levitada seda infot ka siit EKI poolt, ja samamoodi EKI-l on keelekalender, kust võite alati kõiksuguseid keeleüritusi, kaasa arvatud siis terminoloogia üritusi vaadata. Siin on veel üks tore diagramm, mis on meie enda jaoks EKI-s väga rõõmustav, sellepärast et ikka on ju tore, kui need sambad lähevad järjest kõrgemaks. Et siin on siis ülevaade viimase nüüd juba 13 aasta terminitöö toetuse saajatest. Viimastel aastatel on meil olnud see arv üsna samasugune. Sel aastal siis 1 komisjon vähem kui eelmisel 2 aastal. Aga see suurusjärk on sama. Ja olen siia toonud ka selle, et kui palju mõistekirjeid siis lisatakse ja korrastatakse selle ühe toetusperioodi jooksul. See info pärineb nüüd eelmise aasta komisjonide aruannetest. Kokku lisati siis üle 10 000 mõistekirja ja korrastati üle 11 000 kirja, et see tundub väga-väga suur arv. Ja meil on veel enda sellised ülevaateraportid ka, mis on üsna uued, et seal need arvud, mis arvestasid siis kõiki terminibaase, olid veelgi suuremad, nii et see töö, millega te tegelete, on ikkagi väga-väga suur ja natukene isegi hoomamatu. Igal aastal teeme ülevaate ka sellest, millised valdkonnad meil siis sõnaveebis, kui te olete uus terminibaasi koostaja, siis sõnaveebis kõik need terminibaasid avalikuks saavad, et millised valdkonnad meil seal siis kõige paremini kaetud on ja millised natukene
tagasihoidlikumalt ja see skeem nüüd näitab siis seda, et kui palju terminibaase meil mingis valdkonnas on, et siit tõuseb kohe esile tehnika, tootmine ja ehitus. Küllap tänagi on siin nii mõnigi inimene, kes seda valdkonda esindab. Teisena tõuseb esile siis tervis ja heaolu, siis humanitaaria ja kunstid ja siis loodusteadused, matemaatika ja statistika. Et need on siis sellised suured nii-öelda ülemvaldkonnad, kuhu me oleme need terminibaasid kuidagi liigitanud ja see just väljendab seda, et kui palju terminibaase ühes valdkonnas on. Siin on nüüd natukene teistsugune pilt. Siin me oleme võtnud vaatluse alla just selle, et kui palju mõistekirjaid ja termineid siis igas valdkonnas nendes terminibaasides on. Ja minu arvates päris huvitav on siin näha seda, et loodusteadused, matemaatika ja statistika, mis oli sellel eelmisel joonisel siis 4. suuruselt, et siin nad kohe silmnähtavalt tõusevad esile, ehk siis me saame teha sellise järelduse, et seal on küll võib-olla hästi suuri valdkondi hõlmavad terminibaasid, aga ehk siis neid terminibaase arvuliselt ei ole nii palju, aga need terminibaasid on hästi mahukad. Nii et meie enda jaoks on see kindlasti oluline ja hästi huvitav info. Loodame, et siis teile ka, et saate vaadata, mis seis teie siis sellises laiemas valdkonnas parasjagu on. Kui nüüd tulla sellise organisatoorse osa juurde, siis see on tõenäoliselt kõige informatiivsem slaid. Siin on siis toodud olulised tähtajad. Esimene asi, mida silmas pidada või esimene kuu, võib-olla siis mida siin aruandluse mõttes silmas pidada, on oktoober. Oktoobri keskpaigas saadame teile kõigile siis sellise küsitluse vormis, vahearuande vormi. Ja see nüüd ei ole seotud kuidagi raha kasutamisega või see ei ole selline programmi ametlik aruanne selles mõttes, aga see on rohkem sisuline aruanne, kus me soovime siis teada, et kuidas teil läheb. Saame võib-olla enne aasta lõppu siis kuidagi ka enda konsultatsioonitunde või selliseid üritusi planeerida, et kui tundub, et paljudel on muresid mingite kindlate asjadega. Ja lisaks siis natukene võib-olla ka tuletame ennast meelde, et kuna siis on aega veel umbes 2 kuud seda terminitööd teha, et siis võiks hakata kindlasti hiljemalt siis ikkagi andmeid sinna Ekileksi sisestama, eelistatavalt ikkagi juba natuke varem. Nüüd võib-olla, et kõige olulisem tähtaeg on aasta lõpp ehk siis 31. detsember. Ja see on selles programmis igal aastal siis tegevuste lõpetamise tähtpäev. See tähendab seda, et töö võiks olla tehtud ja kindlasti raamatupidamise vaates ka seda, et vajalikud kulutused peaks olema tehtud. Ehk siis me tahaksime, et arvetel oleks aastanumber 2026 ja kõigil neil kannetel, sest siis on raamatupidamise vaates kõik hästi ja ei ole vaja mingisuguseid pikendusi sõlmida, mis on mitte ainult selline töökulu meile, aga kindlasti ka teie asutusele selline natukene lisavaev. Et sellepärast töötasud ja muud asjad võiks üritada aasta lõpuks korda ajada, et see on justkui selline kõige mustvalgem asi, et see võiks olla siis aasta lõpuks korras. Ja aruande esitamiseks on pärast seda tegevuste lõpetamise tähtaega veel, ütleme 2 nädalat aega. Aruanne tuleb siis esitada seal taotluste menetlemise infosüsteemis, mis on seesama koht, kus te ka taotluse esitasite. Ja see on selline üsna lihtne tegevuste ülevaade, kus te peate muuhulgas siis märkima, et mitme mõistekirjaga tegelesite, mitu mõistekirjat korrastasite, mitu mõistekirjat lisasite või kui te olete sündmuste korraldaja, siis palju teil inimesi sündmustel osales ja kuidas kasutasite eelarvet.
et selliseid asju siis tasuks ka toetusperioodi jooksul silmas pidada, muuhulgas arvestada ka ise seda mõistekirjete arvu, sest et meil on küll ka endal andmed olemas, aga lihtsalt, et teil endal ei tekiks siis aruandes seda küsimust ja et meil ei tekiks mingisugust vastuolu meie andmete ja teie andmete vahel. Ja samamoodi jah, et kui ürituse korraldate, siis lugege kokku, palju inimesi osaleb nii veebis kui ka siis kohapeal. Ja eriti hea, kui teil on ka osalejate nimekiri olemas. Nii et see oli siis 15. jaanuar, kui tuleb anda aru, aga tegevused võiksid olla lõpetatud juba aasta lõpuks, kaasa arvatud siis kõik kulutused tehtud, maksed tehtud ja kõrgkoolides võib-olla ka see, et natuke veel varem, mitte päris 31. detsembril sellega tegeleda, sest need teinekord võtavad natukene aega, et võib-olla isegi nädal aega läheb aega, et see makse lõpuks päriselt läbi läheks. No nii, veel üks tekstirohke slaid, veel organisatoorset. Nagu ma ütlesin alguses, siis minuga võib alati ühendust võtta, kui teil on mõni küsimus või probleem, võite kirjutada mulle meilile, aga siin siis selline oluline kommentaar, et kõik sellised ametlikud teated nagu see, et ei jõudnudki sellel aastal toetust kasutada või siis soovime projekti pikendada, see on võimalik, aga see ei ole kindlasti asi, mida me soovime kuidagi võib-olla kõigile soovitada, et kindlasti minge üle tähtaja ja siis kõiki neid projekte me pikendame, aga et kui ei jõua kõike tehtud, siis mingisugused võimalused meil veel on natukene seda projekti teil pikendada. Igatahes sellised ametlikud teated, need peaksid tulema siis taotluste menetlemise infosüsteemi kaudu. See on ühtlasi ka põhjus, miks te toetuse pälvimise teated saite sealt kaudu, et kõik selline, millest võiks jääda siis jälg maha, et see võiks tulla siis sealt infosüsteemi kaudu. Aga see muidugi ei tähenda, et ei või enne ka mulle meilile kirjutada, siis me saame asjad läbi rääkida, siis ma võib-olla lihtsalt suunan teid nii-öelda kordama sama asja ka siis seal DMS-is. Nüüd pikendustest. Pikendada ei saa kauemaks kui 2 kuud pärast esialgset tähtaega. See on muuhulgas seotud sellega, et siis me juba hakkame uut taotlusvooru avama, et siis justkui hiljemalt peab saama see aastaring nii-öelda täis. Ja lisaks on ka süsteemipiirangud, et kui te ei ole aruannet esitanud, siis taotluste menetlemise infosüsteemist ei saa enam ühtegi uut taotlust esitada. Ja eriti veel, kui te olete näiteks mõnest ülikoolist, siis mitte keegi teie ülikoolist ei saa enne uut taotlust esitada, kui teil on see aruanne esitatud. Nii et sellepärast meil on ka sellised piirangud siin, et ei takistaks siis uue aasta tegevusi. Ja pikendussoov, kui teil see on, siis see tuleb kindlasti esitada enne esialgse tähtaja lõppu, mis praegu teil kõigil vaikimisi on siis 31. detsember. Sellepärast, et tagantjärele pikendusi vormistada on tegelikult juriidiliselt üsna keerukas ja ikkagi korrektne on seda teha enne seda, kui tähtaeg on lõppenud. Ja et sellega läheb meil ka endal natukene aega, kuna see tähendab, et me peame siis sõlmima või tegema sellise käskkirja muudatuse, mille meie direktor allkirjastab ja seal me tahaksime, et kõik, kes soovivad pikendada, oleksid koos, ehk siis see võiks jääda jah sinna enne tähtaega, et kui näiteks me vormistame selle käskkirja muudatuse ära 30. detsembril ja siis tuleb soov 2. jaanuaril, siis juba läheb asjadega palju keerulisemaks. Kui teil jääb töö tähtajaks tegemata, siis peab toetuse tagasi maksma. Tagasi peab maksma ka toetuse jäägi. See on paraku lihtsalt riigi rahaga niiviisi seatud. Ja võib-olla üks asi, mida veel eraldi rõhutada, on see, et kui te olete toetuse saanud osaühingu või MTÜ alt, siis ka teie peate näitama, et seda raha on kasutatud terminitööks, näiteks siis töövõtulepingutega, et sellest aruandluseks ei piisa, kui lihtsalt raha on jõudnud siis MTÜ arvele, vaid teie peate ka näitama, milleks siis seda on kasutatud. Ja meie neid kuludokumente ei nõua, aga
meil on käinud siin programmis ka varem audiitorid, kes võivad võtta ette just teie projekti ja paluda just teie dokumente, nii et selleks siis tuleb alati valmis olla. Ja sündmustel ja trükistes palume siis Haridus- ja Teadusministeeriumit ja Eesti Keele Instituuti nimetada toetajatena, mitte siis kaaskorraldajatena, sest et korraldamise au saate te ikkagi kõik enda peale, aga lihtsalt väike märge, et siis sellest programmist on selle sündmuse korraldamist toetatud. Nii et need olid siis sellised tõsisemad organisatoorsed teemad. Ja nüüd liigume edasi. Eelmisel aastal kindlasti, kes tööd tegid, siis kogesite seda, et teieni jõudis 2 tagasisidet ja see tagasisidestamise, see käib siis nüüd just terminibaaside koostajate kohta. See tagasisidestamine on meil siin viimase, ütleme, pooleteise aasta jooksul natukene muutunud, sest meil on tulnud võimalusi juurde, et kui varem tähendas tagasisidestamine seda, et terminoloogid tegid manuaalselt siis EKIL ehk siis terminibaasides kõiksuguseid otsinguid, siis nüüd me oleme saanud need otsingud nii-öelda automatiseerida ja terminoloog saab nii-öelda siis tulemusi kontrollida või siis vaadata terminibaasi ja tuua esile mingeid muid asju, ehk siis terminoloogil on rohkem aega tegeleda sellise sisulise poolega. Aga need andmed, mis me saame, siis need arvulised andmed, mis me saame automaatselt, need on siiski küllaltki kõnekad, nii et me soovime neid ka teiega jagada, ehk siis ärge heituge, kui te saate tagasisideks sellise rohkete arvudega tabeli, et see on lihtsalt see, kuidas masin esitab andmeid, need on arvud ja alati on juures ka inimene, kes teab võib-olla, miks teil miski seal on natukene punasem või natukene väiksema protsendiga, kui me oleme võib-olla rääkinud sellest, et teil on imporditud terminibaas näiteks ja seal on tuhandeid kirjeid ja võib-olla siis ei saagi igaühel olla seda konteksti, et siis see inimlik mõõde on kindlasti ka juures. Nii et soovitame mitte heituda siis arvudest, aga siiski lähtuda nendest ka, et võib-olla need annavad teile mingisugust head infot selle kohta, et millega võiks tegeleda, mis on siis terminibaasi juures tähtis, mida EKIs meie siis hindame, et mis teil võiks olemas olla, et need asjad siis on esile tõstetud. Ja tagasiside nüüdsest siis võiksite saada vähemalt 2 korda aastas, ühe korra siis niiviisi, et seal on juures need terminoloogi sellised sisulisemad kommentaarid ja ühe korra siis ainult sellise arvuti väljavõtte, et me ise usume, et sellest on teile pigem kasu kui kahju. Nii et kuigi ta on võib-olla vähem personaalne, siis loodame, et ikkagi suudate kasulikuna näha ka seda nii-öelda arvuti tagasisidet. Ja siin, kui te mõtlete, mis pildiga on tegu, siis mõningal määral arvestatakse seda tagasisidet ja seda nii-öelda vormilist ülevaadet ka toetuste jagamisel ja tundub, et mida aeg edasi, seda olulisemaks see võib-olla muutub. Ja see tähendab siis seda, et me oleme ka ise koostanud sellise mingis mõttes võib-olla isegi pingerea terminibaasidest ja selle esiotsa me oleme siia välja tõstnud, nii et kui tegu on teie terminibaasiga, siis võite olla uhked, et olete teinud siis sellises vormilises vaates kohe eriti head tööd. Nii, natukene ka kodulehest. See on eriti siis neile, kes on varem harjunud käima terminoloogia.ee veebilehel, aga ka muidugi ka kõigile uutele tulijatele, et kust saab infot. Kui varem oli siis lehekülg terminoloogia.ee, see lehekülg, kust sai infot, siis
üsna keerukas on seda nüüd selgitada. See aadress jääb meile alles, aga lihtsalt see, kus see koduleht justkui asub, see on nüüd natukene muutunud. Et põhiline info on nüüd EKI kodulehel. See on samm, mida me oleme juba mitu aastat plaaninud, sellepärast et see Eesti terminitöö varasem koduleht ei olnud tegelikult algatatud üldse Eesti Keele Instituudi poolt, kuna see programm on aastate jooksul ka liikunud, et me ikkagi tahaksime enda tegemised enda nii-öelda tiiva alla kõik võtta. Praegu on veel see vana koduleht, kus te olete võib-olla rohkem harjunud käima, endiselt alles, aga see siis ühel hetkel lähiajal läheb kinni ja loodetavasti saab siis olema nii, et kui te seejärel trükite aadressiribale terminoloogia.ee, siis te jõuategi sinna EKI kodulehele. Ehk siis nagu seda ei tulegi kuidagi teistmoodi meelde jätta, et mis see aadress oli, lihtsalt, et kui teil avaneb natukene teistsugune vaade, siis te teaksite, milles see seisneb. Ja uuel kodulehel oleme üritanud ka infot natukene uuendada ja võib-olla teha seda natukene mugavamaks, et kasutaja mugavus oleks natukene parem. Eks te ise saate ka tagasisidestada, kui teile tundub, et nii ei ole, et alati võite ühendust võtta. Aga ma mõtlesin, et ma äkki korraga näitan teile seda kodulehte. Ja ma alustan siis siit EKI avalehelt, mis on meil eki.ee, teen natuke suuremaks. Nüüd, kui te ei trüki seda terminoloogia.ee aadressiribale, siis te leiate üsna mitme nurga tagant selle lehe, mida te otsite. See on siis asutus, toetused ja auhinnad ja terminoloogiaprogramm. Ja siis te jõuate siia avalehele, aga jällegi rõhutan, et tulevikus loodetavasti terminoloogia.ee toob teid siia samasele lehele. See on siis see avaleht, siin on ka meil kiirlingid. Samuti on siin kirjas saabuvad sündmused, nagu juba näete, peagi räägime, millised sündmused meil tulevad, töötuba ja koolitus. Ja seejärel juba üks ürituse korraldaja on juba lisanud ka enda sündmuse EKI keelekalendrisse, nii et seda on siis samuti siin näha. All on info meie platvormide kohta, juhtkomisjoni kohta. Ja siia tulevad siis ka EKI enda viimatised terminoloogia kirjutised. Nüüd üks uus asi, mis meil on selline mõistekirje kiirkursus, sest tundus, et vajadus selle järele võiks olemas olla, et isegi kui te aastast aastasse oma terminibaasi koostate, siis vahepeal jääb ikka ilmselt teil paus ja siis tasub või on kasulik mingi allikas, mille kaudu seda uuesti meelde tuletada. Et see näeb nüüd välja siis selline, et üsna lühike ülevaade sellest, mis nuppudele vajutada, kui mingisugust välja tahta lisada. Et loodame ise, et sellest on teile abi. Kindlasti osutame sellele siis ka meie koolitustel ja töötubades, aga lihtsalt praeguseks, et te teaksite, et siis meil on juba koostatud selline leht, kus on siis just osutatud, et millistele nuppudele peab vajutama, kui ma tahan allikaviidet lisada, millistele nuppudele vajutada, kui ma tahan valdkonda lisada ja nii edasi. Et see on võib-olla üks selline uus asi, mis siin on. Samamoodi on siis selline võib-olla lihtsam ülevaade ka meie tingimustest. Et kui te tahate üle vaadata tähtaegu või siis muid selliseid olulisi punkte, siis siin on meil toodud ka kõik olulisemad tingimused ja siis sellised olulisemad väljavõtted. Selle siis leiab siit taotlemine ja konkursite üldpõhimõtted ja tingimused. Nii et need olid asjad, mida ma võib-olla eriti tahtsin esile tõsta ja loodame siis, et varsti see terminoloogia.ee viib sellele lehele, mida me nüüd värskendame ja külastage siis meie kodulehte. Nüüd annangi sõna edasi
Marile, et ma nägin, et vist vestlusesse tuli meil ka paar küsimust, aga äkki saame neid kõiki seal lõpus arutada, kui meil on küsimusteks ja vastusteks jäetud natukene eraldi sellist aega. Nii et mina lõpetan jagamise ja Mari võtab nüüd üle, et hakata juba rääkima kõigest sellest, mida teie plaanite sel aastal teha. Ja ma nüüd jagan omakorda ekraani kõigepealt. Ja nüüd siis väike ülevaade valdkondadest ja nendest komisjonidest, kes sellel aastal oma terminibaasi koostavad. Et kokku on meil terminitöö tegijaid 58 ja sotsiaalteaduse, ärinduse, halduse, õiguse valdkonnas on neid 13. Uued valdkonnad on siin kogemusteadmus, töö- ja organisatsioonipsühholoogia ja maksundus. Ja viimastel aastatel on meil lisandunud mitu psühholoogia ja nõustamise valdkonna terminibaasi. Ja siin on mahukas terminibaas on ka raamatukogundus, et see oli varem teisel platvormil ja jõudis Ekileksi ja Sõnaveebi paar aastat tagasi. Edasi teeninduse, tervise ja heaolu valdkonnas on baase ja tegijaid 10. Uus valdkond on ergonoomika ja siin on peaaegu kõik sellised viimasel paaril aastal alguse saanud või siis uuesti elu sisse saanud terminibaasid. Humanitaarteaduste, kunstide ja hariduse valdkonnas on meil koostajaid 12. Uutest valdkondadest on siin avatud teaduse, psühholingvistika ja varauusaegse teadusterminoloogia baasid. Humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonda tundub lisanduvat kõige enam siis selliseid võib-olla kitsamate valdkondade terminibaase. Eelmisel aastal näiteks lisandus elulõpu ja surma terminibaas ja mõni aasta varem siin need muusikavaldkonna terminibaasid. Ja siia kuuluvad veel näiteks kristluse terminibaas ja hariduse ja huvihariduse terminibaasid, et need on siis sellised kõige mahukamad ja teistelt platvormidelt üle tulnud baasid. Tehnikateadused ja ehitus on nüüd terminibaaside poolest kõige suurem valdkond. Seda on siit näha ka kokku 15 baasi. Uued on lihatoodete ja tehnoloogia terminibaas ja samuti maastikuarhitektuuri terminibaas. Ja siin võib-olla viipekeele IT-baas eristub teistest selle poolest, et sisaldab muuhulgas ka viipekeelseid videoid, et neid on ka võimalik lisada. Loodus- ja täppisteaduste ja põllumajanduse valdkonnas on tegijaid 8, uutest mikrobioloogia terminibaas. Ja siin on palju pika ajalooga terminibaase ja selliseid laiu valdkondi. Ja terminibaaside arvu poolest see valdkond pole võib-olla küll esimesel kohal, aga baasides on tegelikult palju kirjeid, palju termineid, ehk siis kirjete arvu poolest on see tegelikult väga viljakas valdkond. Ja edasi vaatame nüüd selle taotlusperioodi termini sündmuseid. Et lisaks terminibaasi koostamisele saab toetust taotleda siis ka terminiürituse korraldamiseks. Ja sel aastal saab sellest meetmest toetust 15 toetuse saajat. Toimub suuremaid konverentse, aga ka väiksemaid seminare, teabepäevi ja ka üks teemapäev ja üks foorum. Ja võrdluseks siin ka, et eelmisel aastal oli meil toetuse saajaid 14 ja üle-eelmisel aastal natukene rohkem, et 18. Aga umbes samad arvud. Ja enamus sündmusi on ühe asutuse korraldada. On ka terminisündmusi, mida korraldavad siis mitu asutust
ja on selliseid sündmusi, mida on korraldatud juba 10 aastat ja rohkem. Sellel aastal taas 4 suuremat konverentsi, et saame termini teemadel mõtteid vahetada ja kõik on juba sellised traditsioonilised üritused. Et sügisel tavaliselt toimub oskuskeelepäev, nii ka sel aastal 13. oktoobril ja Rahvusraamatukogus. Et see on meie kõige staažikam üritus, toimub seekord juba 21. korda ja korraldajaks on Eesti Raamatukogu Hoidjate Ühing. Sel aastal keskendutakse terminoloogia rollile kiiresti muutuvas teadus-, info- ja kommunikatsioonikeskkonnas ja korraldajad ütlevad, et kuna inter- ja transdistsiplinaarse teadusrühmi kontekstis on üha olulisem üksteise mõistmine erinevate erialade vahel, siis on kavas kaasata terminitöö tegijaid nii humanitaar-, sotsiaal-, reaal- kui ka loodusteaduste valdkonnast. Et siis selline valdkondadeülene üritus, mis on väga tore. Nüüd talvehakul 4. detsembril toimub mitmeteaduslik Eesti teaduskeele konverents Eesti täppiskeelne teadus juba 12. korda ja seda konverentsi korraldab Tallinna Ülikool. Ja korraldajad rõhutavad, et pakutakse kõigile erialast sõltumata sellist foorumit, kuhu oodatakse käsitlusi teadus- ja üldkeele vastastikmõjust, teadus- ja aimeartiklite ning monograafiate keelepruugist, kõrgkooliõpikute ja muu õpivara keele selgusest ja täpsusest ja mis tahes eriala lõputööde ja doktoritööde või nende kokkuvõtete eesti keele eritelu. Nüüd terminipäevakut korraldavad Eesti Maaülikool, Kaitseväe Akadeemia ja Tartu Ülikool koos. Et see konverents toimub ainukesena Tartus, teised suuremad üritused toimuvad kõik Tallinnas. Järjekorras on see 11. ja teemaks on maa ja vaim ja temaatika on seotud terminiloome ja kasutusega Eesti mõtte, tunde ja kultuuriruumis, humanitaar- ja sotsiaalteaduste ning eetika vallas, kõrvutatuna riigi ja keskkonnakaitse oskussõna kasutusloogikaga. Terminikonverents tõhusa terminitöö nimel toimub 7. korda ja korraldajaks on Tallinna Tehnikaülikool. Ja üritus toimub järgmise aasta veebruaris ja sellel konverentsil on ilmselt rohkem esindatud tehnikavaldkondade inimesed ja teemad. Ja nüüd seminarid ja teabepäevad. Need on tavaliselt natukene väiksemad üritused ja mõeldud kitsamale ringile. Sel aastal on üritusi kokku 11 ja siin on nad kõik näha ka. Et seminarisari, draamaharidus ja rakendusteater teoorias ja praktikas, juba toimunud Sisekaitseakadeemia terminipäev, õendus- ja ämmaemandusterminite terminipäev, iluteeninduse teabepäev, siis seminar vedelike, mehaanika ja hüdrotehnika terminite teemal inseneerias, traumateraapia kompetentsikeskuse seminar, emakeelse erialakeele loome on põnev väljakutse, Pärnu kolledži terminitöö edendamise ja populariseerimise sündmus, kooliinformaatika sõnastiku teabepäev, mesindusleksikoni teabepäev ja Eesti Teatriagentuuri produtsenditöö teemaline teemapäev ja siis veel kriisinõustamise terminitöö teabepäev. Sündmuse korraldajatele on meil ka selline väike meelespea, et kindlasti tuleb meeles pidada sündmusest sihtrühma ja avalikkust teavitada. Et selleks palume sündmusest vähemalt 3 nädalat enne toimumist teada anda terminiprogrammi koordineerijale ja sündmuse info tuleb lisada ka EKI keelekalendrisse ja seda tuleb teha ise. Oluline on veel, et sündmusel saaks osaleda tasuta, oleks ka veebi teel osalemise võimalus ja siis talletada tuleb osalejate arv ja võimalusel osalejate nimekiri. Et sellest oli natukene juba juttu ka, et siis nii need, kes osalesid kohapeal kui ka veebis osalejad ja tuua välja, kui palju siis kus osalejaid oli ja see info läheb ka lõpparuandesse.
Kui sündmuse eesmärk on arutada mingite terminite üle, siis need terminid, mis sündmusel kokku lepitakse, tuleb talletada ka EKILEX-i. Et EKILEX on siis meie terminibaaside ja sõnastike koostamise süsteem. Korraldame ka ise EKIS taotlusvooru raames mõned üritused, siin on ülevaade meie plaanidest, toimub terminitöö põhimõtete ja teooria koolitus, et seal võtame vaatluse alla terminitöö teoreetilise poole, räägime läbi terminitöö põhimõtted, koolitus toimub Teamsis 3. juunil ja kestab umbes 1,5 tundi. Ja kindlasti salvestame ka, nii et plaanis on pakkuda teile kindlasti pärast siis ka järelvaatamise võimalust. Meil on kavas ka EKILEX-is mõistekirjade koostamise töötuba, samuti Teamsis ja kohe järgmisel päeval, 4. juunil, et seal tutvume siis terminitöö tööriistaga, õpime mõiste- ja allikakirjad koostama ja selle jaoks oleme arvestanud 4,5 tundi, et saaks siis rahulikult teha ja kõike ise ka proovida. Nüüd alustavate komisjonide liikmetele on koolitused kindlasti kohustuslikud, et palun veenduge, et te saate osaleda, sest ilma nendel koolitustel osalemata tegelikult pole võimalik terminitööd teha. Aga no kuna EKILEX-i arendame kogu aeg edasi ja seal iga aastaga midagi muutub ka ja muudatusi tuleb ette ka vormistuse põhimõtetes, et viimati siin näiteks allikakirjete osas, siis tegelikult ootame koolitustele kõiki, kes soovivad meelde tuletada, et kuidas kirjeid teha. Ja seda ka, et enne koolitusi palume ennast EKILEX-i kasutajaks registreerida, et siis läheb töötoas see osa natukene kiiremini ja lihtsamalt. Nüüd, kui olete kõik ilusasti koolituse ja töötoa läbinud, oma baasis tööd alustanud, siis on teil võimalus saada meilt tuge, kas siis otse küsides, näiteks meili teel, aga abi ja nõu saab ka konsultatsioonitundides. Et neid me peame siis 2 korda kuus, plaanime alustada sügisel ja seal me oleme lihtsalt Teamsis liinil, vastame jooksvalt teie küsimustele, registreeruma ei pea, võib lihtsalt kohale ilmuda ja põhimõtteliselt võib ka kohale tulla ja lihtsalt kuulata teiste osalejate muresid või küsimusi, et ei pea olema endal tingimata alati midagi küsida. Nüüd infoks veel, et EKI pakub ka teisi keelekoolitusi, õigekirjutus, lausestus, vormimoodustus, aga no need on juba tasulised koolitused, aga nende kohta saab siis infot EKI veebilehel. Ja edasi ma praegu nüüd lõpetangi ja nüüd vaatame EKILEX-is ühte mõistekirjet ja annan sõna Kairile tagasi. Ja, aitäh. Nii, tõepoolest võiksime siis vaadata kiirelt ja hästi põgusalt, et kuidas ühte mõistekirjat luua. See on siis võib-olla selline lühike sissevaade sellesse, mida me töötoas hakkame tegema, et seal nagu nägite, siis meil on väga pikk aeg ette nähtud, küll aga täna siis vaatame seda natukene põgusamalt. Selleks jagan taas ekraani. Paljudele on see pilt kindlasti juba tuttav, mis nüüd siia ette tuleb, see on siis EKILEX, mis on meie terminibaasi koostamise platvorm. Nendele, kellele see ei ole tuttav, siis saage tuttavaks. Ja võtsin siia kõrvale ka või võtan siia lahti ka selle sama mõistekirja kiirkursuse, et siis vaadata, kas saab samm-sammult siis seda kirjet EKILEX-i lisada. Nüüd teil kõigil on oma enda terminibaas, see tähendab, et selline kogu, kuhu te lisate mõistekirjeid, termineid koos infoga ja selle kohta ütleme meie EKILEX-i kontekstis teinekord ka sõnakogu, sellepärast et see on siis selline
kogum sõnu, sellepärast me nimetame teda niiviisi, et meil on siin EKI-Lexis ka EKI ühendsõnastik, mida ei saa terminibaasiks pidada, nii et sellistele kogudele oleme leidnud ühe või sellise ühise nimetaja, mis on siis sõnakogu. Siit me näemegi kõiki terminibaase ja sõnakogusid, mis meil EKI-Lexis on. Ja kui teie nüüd olete koostanud või olete loonud või siis hakkate looma oma terminibaasi, siis see ilmub samamoodi siia loetellu. Seda saab siis teha siit ülevalt, et nii päris pihta ei saa hakata, et ma hakkan kohe mõistekirjeid lisama, sest et siis me ei tea, kuhu need lähevad. Need peavad olema mingisuguse sellise karbi sees ja see karp ongi siis teie enda terminibaas. Aga seda vaatame ka siis juba lähemalt koolitusel. Nüüd, kui ma tahan hakata lisama ühte mõistekirjat, siis ma pean valima kõigepealt siit menüüst terminoloogid, sellepärast et meie teeme terminitööd, ehk siis me võime ennast EKI-Lexi kontekstis kõik pidada terminoloogideks. Mina praegu lisan enda mõistekirja katsebaasi, mis ongi selline terminibaas, mis on mõeldud katsetamiseks, et selle õiguse peaks saama iga inimene, kes EKI-Lexiga liitub. Selleks ei pea olema oma terminibaasi, nii et kui teil veel ei ole oma EKI-Lexi terminibaasi, aga te tahaksite juba katsetada, siis te võite selle konto sinna ära teha ja te saategi katsetada siis katsebaaside mõistekirjade lisamist. Ja oletame nüüd, et ma esindan siis ajakirjanikke, kes hakkavad koostama oma terminibaasi. Ma soovin nüüd lisada oma esimese mõistekirja, siis ma pean klõpsema siia nupule, kus on siis plussmärk ja uus mõiste. Ja mõiste algab meil siis terminist. Kirjutangi näiteks siia, teen natuke suuremaks ka pildi, intervjuu. Veendun, et läheb õigesse kohta. Mina praegu tahangi, et ta läheks sinna katsebaasi. Ja keel juba näen, et on praegu siin vale. Valin siit ka siis Eesti. Keeli on meil hästi palju. Nii et teinekord peab siit loetelust täitsa otsima. Klõpsan lisatermin. Nüüd mul tuli siis selline vaade veel ka ette. Siit ma põhimõtteliselt, kuna mul praegu on ainult üks valik siin, mõnikord on mitu sellist kasti ja saab teha mitu linnukest, siis on vaja valida, et millise tähendusega see minu tähendus, mida ma hakkan lisama, kõige paremini kattub. Praegu meil ainult üks ongi ja ma võin öelda, et tõepoolest see, mis EKI ühendsõnastik on silmas pidanud, seda pean ka mina siis selle meedia terminibaasi koostajana silmas, et tegu on selle küsitlusega. Nii et võin klõpsata, loo uus mõiste. Ja sellega tegelikult ongi meil esimene detail mõistekirjasse lisatud ja mõistekirja vaade näebki siis meil EKI-Lexis välja selline. Siin on hästi palju igasuguseid plussmärgikesi, mis tähendab, et me saame siia nüüd veel kõiksugust infot lisada. Nüüd terminitöös nagu ka teadustöös on väga olulised allikad. Me viitame mitte üksnes siis näiteks definitsiooni juures allikale, aga me peaksime viitama ka terminite juures, et intervjuu võib-olla on selline hästi laialt levinud termin, et me kõik oleme kuskil seda näinud. Ühelt poolt seda lihtsam on seda allikat leida, aga teiselt poolt, kui on mingisugune termin, mis tundub, et mitte keegi ei ole kunagi seda kohanud, siis see allikas annab infot, et päriselt mingisuguses usaldusväärses allikas selline termin sellisel kujul on esinenud, ehk siis terminitel võiksid ka olla allikaviited. Ja seda ma nüüd siis hakkangi siit lisama. Termin on lisatud, allikaviide. Ja avaneb nüüd mul selline menüü, kuhu ma saan trükkida siis enda allika nimetuse, et eeldusel, et ma olen varem siis selle allika kirja juba ära teinud. Selle loomist me vaatame samuti töötoas. Praegu ma olen selle eeltöö siis juba ära teinud. Vaatame, kas ma ka leian ta üles. Nii, oletame, et see on siis minu allikas Nüüdismeedia terminid ja on siis selline veebileht. Klõpsan siis siin juures vali.
ja näeme, et ilmuski siis allikaviide siia termini juurde. Võime kiirelt minna tagasi sinna kiirkursusele. Vaatame, et esimene osa ongi meil tehtud. Termin lisatud, terminile allikaviide ka lisatud. Ja järgmisena võime asuda näiteks definitsiooni juurde. Vaatame siis, kuidas seda teha. Üleval on meil siis selline mõisteblokk. Meie nimetame seda siis mõisteblokiks, et see ei ole seotud üheski keeles terminitega, vaid ta annab sellist üldist infot selle tähenduse või selle nähtuse kohta. Ja siin on eraldi selline väli nimega seletus. Ja kui klõpsata nüüd sellele rohelisele plussmärgile, siis avanebki tekstikast, kuhu ma saan kirjutada definitsiooni. Praegu ma mõtlen selle ise välja, et aega säästa. Kirjutan näiteks, et vestlus ajakirjaniku ja allika vahel. Veendun, et lisan selle õigesse terminibaasi. Tõepoolest, katsebaasis ma olen. Kirjutasin selle eesti keeles, nii et siin on ka keel eesti. Ja tüübiks peaaegu alati me siin termini poolel valime seletusdefinitsioon, teisi nii väga me siin ei kasuta. Nii et kui kahtlete, siis tõenäoliselt on see õige valik. Ja klõpsan lisa. Nüüd näeme, et siin ongi meil siis definitsioon juba olemas ja definitsioonile kindlasti ka peame lisama allikaviite. Nüüd oletame, et mul on näiteks termini komisjon. Termini komisjon ise mõtles selle nullist selle definitsiooni välja. Siis võime ka termini komisjonile viidata. Nüüdismeediaterminite komisjon, klõpsan vali. Ja nüüd ilmuski siis see allikaviide selle definitsiooni juurde. Vaatame kiirkursuselt, kas need sammud said tehtud. Sammud 6 ja 7 ongi meil ilusti tehtud. Järgmisena võime lisada näiteks valdkonna. Valdkondi me soovitame tõesti ka samuti kõigil lisada, et oleks võimalik siis kirjeid filtreerida olenemata terminibaasist siis valdkondade alusel. Ja valdkonna jaoks on meil ka selline vaikimisi väli juba siin olemas. Saame klõpsata plussmärgi peale ja siis ma pean natuke vist väiksemaks tegema enda ekraani ja siis saame otsida. Nüüd valdkonna klassifikaator, mida me soovitame kõigil kasutada, on Lenok. See tundub loogilisem tõenäoliselt siis, kui te juba olete oma terminibaasi loonud, et võib-olla ta praegu see sõnavaldkonna klassifikaator ei ütle teile midagi, aga just see loend, kus siis need valdkonna nimetused pärinevad. See on algselt inglise keeles olnud, aga praegu me siis tegeleme usinalt selle tõlkimisega, nii et võite kasutada praegu veel nii eesti kui ka siis ingliskeelseid märksõnu, et otsida. Vaatame, kas ma leian näiteks praegu inglise keeles New Media. Kuna me sinna valdkonnani veel jõudnud ei ole tõlkimisega. Nüüd on mul ka see valdkonna tunnus siia lisatud. Vaatame, mis siis järgmiseks. Sünonüümid. See on üks koht, millega mulle tundub võib-olla alustavatel terminikomisjonidel on kõige rohkem sellist segadust, sellepärast et see loogika terminibaasis ja sellises tavapärases sõnastikus on natukene teistsugune. Et siin me lähtume sellest tähendusest või võib-olla võiksime öelda isegi definitsioonist ja lisame kõik terminid, mis vastavad sellele definitsioonile ühte ja samasse kirjesse. See tähendab, et kui ma mõtlen nüüd, et intervjuu on üks termin ja siis usutlus on veel üks termin, siis ma lisan need kokku, sest need tähendavad sama asja. Nii et lisangi nüüd teise eestikeelse termini. Klõpsasin hallile nupule lisatermin. Ja kirjutan nüüd usutlus siia. Keel on endiselt eesti ja lisatermin. Nii et see sünonüümide vaade põhimõtteliselt peaks välja nägema selline, et need ongi selles ühes ja samas kirjes koos. Ja lisan ka sellele allikaviite. Et see oleks samuti tehtud.
Nii, vaatame edasi. Sünonüümid on lisatud. Võõrkeelsed vasted. Täpselt nii, nagu see sünonüüm läks samasse kirjasse, täpselt samamoodi nagu see esialgne termin, siis ka võõrkeelne vaste läheb siia samasele kirjasse. Vajutan jälle sellele hallile nupule, lisatermin ja kirjutan nüüd näiteks inglise keeles. Nüüd ma pean veenduma, et mul oleks ka õige keel valitud. Klõpsan siit inglise ja valin lisatermin. Nüüd on ka hea näide sellest, et mõnikord tuleb siis 2 kasti, mille vahel saab valida. Nii et siis peab lugema läbi need definitsioonid ja veenduma, et kumb minu soovitud selle tähendusega paremini sobib. Praegu ma tegelikult juba näen, et see ühendsõnastiku kirja sobib paremini. Siin on juba sees ka sõna ajakirjanduses. Haridussõnastikus räägitakse sõnast interview kui tegevusest, aga mina mõtlen seda nimisõnana esiteks ja teiseks see võib-olla on rohkem sellise teadusmeetodina siin defineeritud, et mina tahaksin rääkida ajakirjanduslikust intervjuust. Nii et valin praegu selle teise. Ja nüüd ongi meil see 3. termin ka siin olemas ja on tekkinud ühtlasi eraldi inglise keele plokk. Et enne meil oli ainult siis Eesti plokk, kus oli 2 Eesti terminit. Nüüd meil on ka siis inglise keele plokk. Ja nüüd lisame ka sellele terminile allikaviite. Taaskord üks siis minu selline võltsallikas seekord, aga lihtsalt, et näitlikustada, milline see allika lisamise protsess võiks välja näha. Nüüd on mul ka siia allikaviide lisatud ja vaatame sellelt nii-öelda kiirkursuselt, mis võiks järgmine olla. Võõrkeelne vaste on lisatud, allikaviide on lisatud, jõuame siis sellise alapealkirja juurde nimega kontekst ehk siis näitelause või lõik. Kontekstid on siis sellised laused või lõigud, kus see termin, mille juurde see lause või lõik lisatakse, esineb. Need võiksid pärineda siis nii-öelda päris allikatest. See tähendab seda, et kuskil päris tekstis võiks olla kasutatud seda terminit ja teie siis olete selle kopeerinud oma terminibaasi ja muidugi ka lisate juurde, et kust see lause siis pärineb. Ma praegu ei hakka seda siin lühiülevaates lisama, seda vaatame lähemalt juba töötoas, aga igal kontekstil tõepoolest võiks olla siis allikaviide ja kontekste üldiselt soovitame lisada, kui võimalik. Mõnikord ei ole võimalik, kui eestikeelsed terminid tegelikult ei olegi veel kuskil kasutatud, aga see on selline hea võimalus. Samuti üks asi, mida praegu võib-olla ei vaata, on siis seotud mõisted, et me saame näidata oma terminibaasis, kuidas üks mõiste on teisega seotud. On seal siis näiteks ülem- ja alammõisted või siis vastandid või mingil muul moel seotud need mõisted, et siis seda me saame samuti siin terminibaasis näidata. Seda saab siis valida siit tähenduse seos. Ja seda vaatame samuti lähemalt siis töötoas. Terminite väärtusolekud. Meie põhimõte on see, et ka kõik nii-öelda vananenud ja siis sellised välditavad terminid võiks terminibaasi lisada, sellepärast et muidu, kui kasutaja ei tea, et see on vananenud või välditav, siis ta ei leiagi ka seda õiget varianti terminibaasist üles, sest ta otsib seda nii-öelda halvemat terminit ja ta ei saa ühtegi vastet. Nii et selleks, et siis näidata terminite sellist staatust komisjoni vaates, saab lisada väärtusolekuid, näiteks siis eelistatud, väldi, vananenud ja nii edasi või endine on meil vist see sõnastus seal. Ja võin näiteks lihtsalt ette näidata, see on selline hea kiire asi, mida näidata, lisada siis intervjuule terminina väärtusoleku, selleks lähen selle sõna juurde, siin kõrval on samuti plussmärk ja valin kõige esimene tippmenüüst ongi väärtusolek, valin näiteks eelistatud.
et oletame, et komisjon siis peab silmas, et see võiks olla esimene variant, kui rääkida sellest nähtusest, mis on siis see intervjuu. Ja samuti saab lisada märkusi ja veel kõiksugust muud lisainfot, et neid välju, mida lisada, on mõistekirjas palju ja erisuguseid ka märkusi, näiteks saab lisada 3 eri kohta ehk siis justkui 3 eri tüüpi märkust. Neid me samuti vaatame kõiki töötoas. Nii et igatahes selline see lühiülevaade sellest mõistekirja koostamisest on. Praegu meil juba tuli üsna kena kirje kokku ja kui ma näiteks olengi terminikomisjon ja koostan sellise kirje, siis homsest muutuks see nähtavaks ka sõnaveebis, mis on siis see koht, kus kõik teie terminibaasi kasutajad sellele ligi saavad. Mina tegin praegu selle kirje katsebaasi, nii et see ei saagi kunagi sõnaveebis avalikuks, aga kui ma oleksin nüüd justkui see päris komisjon, siis ma võiksin arvestada, et homme kogu see info jõuab ka sõnaveebi, aga muidugi seda saab ka alati muuta ja täiendada, nii et sellest ei tasu heituda kunagi, et ei tea, et kas kirja on ikka valmis või kas midagi täiendada, et alati saab asju juurde lisada, ära võtta ja muuta. Vot ja võib-olla näitan siis ka veel ühte sellist eriti põhjalikku kirjet, mis meil sõnaveebis on, et milline ta veel võiks välja näha, mitte sõnaveebis, aga siis Ecilexis. Et praegu me mõningaid neid välju ei lisanud, aga praegu on siit näiteks näha, et kontekst on lisatud siis sellele klõpsu-lõksu terminile. See ilmub siis niiviisi kirjasse. Ja ülejäänud vist tegelikult suuresti ongi meil saidki lisatud. Üks termin on ka juures, et sünonüüme võib olla mitmesuguseid ja selline see kirje siis meil Ecilexis välja näeb ja sellist kirjet me hakkamegi töötoas lisama. Ja annan nüüd sõna veel siin lõpetuseks justkui Marile tagasi, et väikese meelespea kogu sellest infost teha. Ja, aitäh. Jagan taas ekraani. Ja ma jätkan siis sellise terminibaasi koostaja meelespeaga. Et kuna Ecilexis on palju erinevaid koostajaid, palju erinevaid terminibaase, siis meil on kokku lepitud sellised kindlad vormistusnõuded ja põhimõtted. Ja siin on näha neist siis sellised kõige olulisemad. Et kõigepealt terminist. Termin on oskuskeelne sõna ja see võiks olla terminibaasis üldjuhul väikese algustähega. Samas näiteks Pythagorase teoreem on ikkagi suure algustähega, kuna sisaldab nime. Et erandid on ikkagi alati võimalikud ja lubatud ja loomulikud ka. Termin võiks olla üldjuhul ainsuses, kuigi siin jälle näiteks püksid tuleks ikkagi mitmusesse jätta, kuna selline on kasutus ja ainsuses me seda sõna tegelikult üldse ei kasutagi. Siis ühel väljal kindlasti ainult üks termin. Võib märkida eesti keeles näiteks ühte kirjasse ka mitu sünonüümset eesti terminit, aga need siis peavad minema kõik erinevatele termini väljadele. Termini väljal me ei kasuta sümboleid, näiteks komad, semikoolonid, sulud, tärn, kaldkriips. Et näiteks siin sama tähendusega terminite puhul, et neid me ei tohiks siis eraldada koma või semikooloniga, kuna nad ei ole niimoodi ka otsinguga leitavad need terminid. Kõik terminid kirjas peaks olema samast sõnaliigist. Ühes kirjas ei ole näiteks nimisõna ja tegusõna, näiteks istutustaim ja istutama. Et siin tabelis on siis konkreetsed näited ka, et vasakpoolses tulbas on kenad vormistusnõuetele vastavad variandid ja parempoolses sellised, mida tuleb parandada. Ja põhimõtteliselt kõik need asjad, millest me rääkisime, et termini väljal ei tohiks olla komasid, kaldkriipse, sulgusid,
mingisuguseid põhjendamatuid suuri tähti või põhjendamatut mitmust. Edasi definitsioonist. Definitsioon seletab lahti mõiste sisu. Definitsioon tuleks igal juhul lisada, et eriti oluline on muidugi eestikeelne definitsioon. Et komisjon võib sellega ise sõnastada, aga võite kasutada ka mõnest allikast, näiteks sõnaraamatust, teatmeteosest või õigusaktist pärit definitsiooni. Aga sellisel juhul muidugi tuleb märkida allikas, tuleb teha eraldi allikakirje ja sellele siis mõistekirjas viidata. Ja alati võib allikas olla ka komisjon ise. Lihtsam on kindlasti leida ingliskeelseid definitsioone, aga ideaalis siis püüdleme selle poole, et terminibaasis oleks alati ka eestikeelne definitsioon. Definitsioon on üldjuhul üks lause, algab väikesetähega, lõpeb ilma punktita, ei alga terminiga ja definitsiooni alguses ei kasuta selliseid tegusõnu nagu on, tähendab, viitab, kirjeldab. Ja taas ka näited, et vasakus tulbas siis sellised korrektselt vormistatud definitsioonist ja paremas tulbas on vigadega definitsioonid või kehvasti vormistatud definitsioonid. Terminibaasi saab lisada igasugust lisainfot, näiteks kasutusnäiteid ja märkuseid. Ja siin samuti vasakul on näha seda korrektselt vormistatud märkust või kasutusnäidet või ka väärtusolekuid. Ja paremas tulbas on kõige tüüpilisemad vead, mida tehakse. Ja põhimõte on selline, et alati info püüda lisada õigele väljale, sinna, kuhu see on mõeldud. Nüüd märkused annavad lisainfot, kas siis termini, definitsiooni või mõiste enda kohta ja lähevad märkuse väljale ja tulebki vaadata, et mille kohta täpselt lisainfot anda tahetakse ja lisada märkust siis vastavasse kohta selles kirjas. Et märkusi kindlasti ei kirjutata definitsiooni järele, nagu siin selles näites, mis on siin selles paremas tulbas. Ja kasutusnäited, mis näitavad seda, kuidas terminit lauses kasutatakse või on kasutatud, need lähevad konteksti väljale. Ja see kasutusnäide või kontekst peaks olema võimalikult informatiivne, andma kirjale ka mingisugust lisaväärtust. Näiteks siin kontekst, vaata seda hõberemmelgat seal, eriti mingisugust lisainfot ei anna kasutajale. Samas siin kõrval selline kontekst, mis ütleb, et hõberemmelgas on niiskete kasvukohtade taim ja vajab palju kasvuruumi, et see aitab kindlasti paremini seda mõiste sisu avada. Ja samas kontekst ei ole lihtsalt selline lisainfot anda, et see termin, millest me räägime, et ta peab kindlasti siis selles lauses ka esinema. Ja erinevalt definitsioonist kasutusnäidet ei tohiks ise välja mõelda, et see peaks esinema mingisuguses reaalses allikas ja siis kinnitama justkui seda, et see termin on ikkagi kasutusel. Ja terminite juurde saab lisada väärtusolekuid, saab lisada hinnangu termini sobivuse kohta, et sellest oli ka juttu juba. Näiteks endine, väldi, eelistatud, ettepanek, küsitav. See info läheb kõik väärtusoleku väljale ja sellist infot siis ei tohiks lisada definitsiooni järele, nagu selles näites. Et kus siis sulgudes definitsiooni järel on varem rand, kirburohi. Et õige vormistus on jälle siin vasakus tulbas. Et terminid rand, linnurohi ja rand, kirburohi on siis mõlemad eraldi termini väljal ja ühel neist on juures väärtusolek endine. Ja olemegi põhimõtteliselt jõudnud viimase slaidini, et siin on palju linke, et kui jääte millegagi hätta, et siis lisainfot ikkagi otsida põhiliselt EKI veebilehelt, siis terminoloogia rubriigist, et nagu öeldud, sinna on nüüd kolinud ka endine terminoloogia.ee veebileht
ja nagu Kairi juba näitas ka, et seal on infot eelseisvate sündmuste kohta, uudised, terminoloogiaprogrammi põhimõtted, konkursside tingimused, statuudid. Saab näha, millised terminikomisjonid sel aastal töötavad, millised on võib-olla varem töötanud. Ja seal on ka eraldi rubriik selline EKI-leksia kirjete koostamine. Et seal on siis meil kõik töötubade salvestised ja ekraanivideod ja korduma kippuvad küsimused. Ja siin on ka töökeskkonna ehk siis sõnastiku ja terminibaasisüsteemi EKI-leks veebiaadress. Et ma veel kord tuletan meelde siis, et tasuks kindlasti registreeruda ja kindlasti enne töötuba. Ja võib-olla tausta mõttes veel seda, et EKI-leks on siis selline terminibaaside kirjutamise platvorm, aga EKI-leksis koostatavad terminibaasid on avalikult kättesaadavad Sõnaveebis. Sõnaveeb on EKI keeleportaal, et sinna me koondame infot paljudest EKI sõnakogudest, et seal on majaväliste koostajate baasid, et kõigist saab ühisotsinguga korraga otsida, aga seal on siis ka üldkeele info, et üldkeele infot esitavad meil EKI ühendsõnastik ja õigekeelsuse sõnaraamat ka, et see on ka sealsamas kättesaadav. Ja Sõnaveebi siis saab ligi ikkagi ilma eelneva registreerimiseta. Ja võib-olla siis mainin veel EKI teatmiku ka, et seal on ka olemas selline rubriik nagu termin ja sealt leiab ka sellist pigem teoreetilist tuge ja sükest üldisemat infot võib-olla oskuskeele ja terminoloogia töö kohta, et kindlasti tasub sinna ka vaadata. Ja sellega praegu ongi minu poolt ka kõik, et ma arvan, et me võime siis asuda küsimuste juurde, et ma nägin tegelikult, et neid küsimusi meil seal vestluses oli, et võime siis kohe hakata neid vaatama. Ma esimesed 2 küsimust olen juba seal vestluse sees nii-öelda ära vastanud, et võib-olla siis kõigepealt alustame Eeriku küsimusest, sest et see on väga-väga tabav küsimus. Jutt käib siis sellest, et piltide lisamine kirjatisse, mis on võimalik. Ja et EKI-l võiks olla oma repositoorium ja see on nii tabav, sest et me oleme oodanud ise seda umbes 3 aastat, et meil tekiks selline platvorm ja pidevalt seda ka arendusele nagu vihjanud. Aga võib-olla seda ma võin öelda, et need ei tohiks olla isiklikus pilves, et meil tegelikult on loodud selline EKI pild, kus need pildid võiksid olla, et kuna me ei ole seda võimalust just täpselt selle repositooriumi puudumise tõttu väga laialt reklaaminud, siis neile, kes on ise avaldanud huvi selle vastu, et võiks pilte lisada, et kuhu ma need pildid siis lisan, siis me oleme saatnud sellise juhendi ja öelnud, et kuhu need pildid lisada. Nii et võib-olla Eerikuga ka peaks omavahel suhtlema, et ma annan siis selle aadressi ja koha, kuhu saab need pildid lisada. See ei ole ideaalne lahendus praegu, aga tõesti see on 10. küsimus, sest me tõesti ise pidevalt tõstatame sedasama teemat, et miks meil ei ole veel seda sellist ühist platvormi EKI-leksis, kuhu me saaksime laadida siis need pildid. Nii, siis Triinu küsimus. Kui terminit on kasutatud varasemas kirjas olemasolevas terminibaasis näitelauses, aga ebatavalises või laiemalt ebakorrektses kontekstis, siis kas seda saab kuidagi muuta või täiendada? Kas jutt käib nüüd, ma eeldan, et jutt käib mingist terminibaasist, mis on juba olemas ja mida ei koosta ise, vaid keegi teine koostab, siis on kõige mõistlikum ilmselt võtta ühendust terminibaasi koostajatega. Me kõik põhimõtteliselt ju olemegi siin praegu koos ja need on samasugused inimesed ja samasugused koostajad nagu te kõik, et võime omavahel rahulikult kõik suhelda ja öelda, kui midagi silma jääb ja arutleda siis selle üle. Samamoodi, kui te leiate sellest EKI ühendsõnastikust midagi sellist, mis tundub kahtlane, et siis võib ka märku anda. Ma kohe jagan ka seda
enda ekraani jälle, et kui nüüd olla siin sõnaveebis, siis me leiame kõik üksteise kontaktid ehk siis kõigi terminibaaside kontaktid on meil siin all, kus on sõnaveeb, sõnakogud. Ja siit võime, juba ongi lahti. Siit paremalt saame siis vasakult, valida neid baase, mille kontakti me tahame leida. Ja siit leiame siis meiliaadressid ja praegu on kõige mõistlikum ilmselt siis võtta ühendust meili teel selle inimesega, kes on pandud selleks kontaktisikuks ja siis saab talle lihtsalt märku anda, et miks see tundub ebakorrektne. Ja siis Tambet. Kas eponüümide puhul on suur täht termini alguses õigustatud, näiteks Hertolira? Ja ma arvan, et pigem küll, sest mulle tundub, et see kasutus ikkagi pigem nagu toetab seda, näiteks siin, ma ei tea, eponüümid, siis nagu puudutab seda, kui isiku nimi, ma saan aru, on nagu põhimõtteliselt selle termini osa, on ju, et no siin on ka nagu valdkonniti olnud kuidagi natuke erinevat, ma teen seda kasutust, aga Parkinsoni tõbi ja näiteks sellised asjad ikkagi meil on üldjuhul olnud küll nagu suure algustähega. Et võib-olla, kui see on kuidagi nagu veel spetsiifiline see küsimus, et siis peab võib-olla kuidagi uurima natuke, et seda valdkonda ja kõike seda vaatama. Aga üldiselt jah, kõik, mis on lause keskel oleks suure algustähega, siis need on terminibaasis ka suure algustähega. Et me oma sellist õige kirja välja ei mõtle. Kasutus tundub tõesti, et on suure algustähega. Ma vahepeal vastan siis juba ka Kristeli küsimusele, et me ei ole tegelikult Mariga kokku leppinud, aga ma arvan, et me sel korral ei teegi registreerumist, sellepärast, et meil ei ole enam nagu varasematel aastatel siis 2 korral neid üritusi, et me varem kuidagi üritasime vaadata, et kuidas meil inimesed jagunevad kummagi toimumiskorra vahel, aga nüüd meil on kumbagi üritust ehk siis nii koolitust kui töötuba on ainult 1 kord. Nii et eeldame, et kõik uued saavad tulla ja kes soovivad ja kes ei saa, siis saab järele vaadata. Nii et nende täpsem info, lingid ja kõik tulevad siis pärast tänast üritust, sellepärast et muidu tundus, et liiga palju infot võib-olla korraga, et 3 osaluslinki ja siis, et teeme selle ühe ürituse kõigepealt ära, aga registreerumist ilmselt ei tee. Nii, kas kellelgi on veel küsimusi? Meil nüüd siin vestluses oleme jõudnud küsimustega lõppu. Võib-olla kellelgi, kes veel koha peal on mingi küsimus. Ja, et võite julgelt küsida praegu. Selleks õige aeg. Kas ma võiks küsida ühte küsimust? Muidugi. Ja kas ma mäletan õigesti, et need summad on muutunud? Te võiksite lihtsalt seda tausta natukene avada, et seal oli vist varem, ma peast ei mäleta, kuni 50 kannet äkki, ühesõnaga mõiste kannetest käib jutt, et seal oli 1500 eurot oli enne üks arv ja siis ta on nüüd nagu 2 korda rohkem tööd, et lihtsalt... Ta ei ole tegelikult kordagi olnud, et see ülempiir on olnud tal nii-öelda alati sama, lihtsalt see kategooria oli hästi-hästi suur. Et me otsustasime või juhtkomisjon siis otsustas, et need ei ole päris võrreldavad, et kui keegi lisab 20 terminit ja teine lisab 100 terminit, siis see töömaht on tegelikult erinev ja me võiksime neid siis ka kuidagi eristada niiviisi. Nii et varem need olid kõik ühes kategoorias, aga tegelikult see nagu kategooria ülempiir jäi samaks, lihtsalt meil tekkis juurde üks väiksem kategooria sinna nii-öelda, nagu me oleme seda nimetanud kuidagi mikroprojektiks praegu. Et see tekkis juurde. Ja, just. Siis mul oleks tehniline küsimus ka, tegelikult ma saatsin meili juba, seda võib siis ignoreerida, sest ma mõtlesin, ma pean varem ära minema, aga
aga ma ei pidanud. Et kas ma saan terve selle Ecilexi tehtud terminibaasi endale mingi andmetabelina ka alla laadida? Lihtsalt, et ma näeksin, kuna ma teen neid muudatusi kuidagi Ecilexis töötades ja siis ma olen tegelikult 2 erinevat andmebaasi, ma tahaks, et oleks üks. Ja täna on meie jaoks selles mõttes suurepärased küsimused, et kui meil on vaja arenduskoosolekutel nagu rõhutada enda vajadusi, siis need rõhutavad täpselt neid asju, mis me oleme ise ka soovinud ja arendajatele öelnud. Üks neist on täpselt see väljavõte siis. Et sellega minu arust see praegu on töös. Mari, kas sina tead minu meelest ka see on samamoodi? praegu töös, et sellest on olnud meil väga palju juttu. Ja, et Ja praegu ma veel tõesti ei loodan, saa. et see nüüd peagi see võimalus tuleb, aga jah. Nii et selles mõttes on väga tore tõesti, et nüüd me saame kohe pärast tänast sündmust, me saame ka arendajatele jälle rõhutada, et meil inimesed küsisid täpselt neid samu asju, mida siis meie oleme palunud, nii et Aga reklaamige siis palun, kui seda tahab teha lõpuks. Ja. Kindlasti, jah. Ja ma võib-olla seda ütlen ka, et neile, kes Ekilexiga juba tuttavad, aga miks ka mitte uutele, et tegelikult meil on ka Ekilexis on kõik need uuendused ja uute versioonide täiendused siin avalehel näha. Et juhul, kui ma ei tea, kellelgi unub ära midagi öelda, et siis te leiate alati need siit töölaualt. Siin all siis on kirjas, et mida ma praegu näen siit, kas meieni polegi info jõudnud selle kohta, et digihoidla on siin mainitud, et saab lisada otse faili otse kirjasse. Peame veel uurima natukene. Ja me saame uurida, et eks need uuendused tulevad pidevalt. Ja. Ma vahepeal võib-olla ütlen seda ka, et ma igaks juhuks panin veel Eki teatmikust ühe lingi ka sinna meie vestlusesse, et see puudutab siis need isiku ja kohanimelisi täiendeid terminis, et saab lihtsalt võib-olla tutvuda sellega ka. Nii, veel küsimusi? Võib-olla siis mitte, saame 8 minutit varem siis lõpetada. Et tavaliselt meil on sellised pikad sündmused, kus meil jääb alati ajast puudu, nii et siis nüüd saame siit tänasest laenata võib-olla järgmise nädala üritustele natukene seda aega, aga üritame ikkagi ka siis kenasti aega mahtuda. Et meil on üsna pikad ajad nii koolituseks kui töötoaks ette nähtud. Ja kui kellelgi küsimusi ei ole, siis kohtumegi loodetavasti juba järgmisel nädalal siis koolitusel ja töötoas. Eriti ootame siis neid, kes sel aastal alles alustavad, esimest korda taotlesid toetust oma terminibaasi koostamiseks, aga muidugi ka jätkuprojektide tegijad on oodatud, et siis meenutada, kuidas seda kirjat ikka lisada või et mis põhimõtted meil seal, ma ei tea, definitsiooni juures näiteks olid. Ja, et minu poolt ka, et aitäh kõigile siis osalemast ja jõudu terminitööks ja ürituste korraldamiseks ja taas kohtumiseni siis järgmisel nädalal. Ja taas kohtumiseni. Aitäh.